Kohe algab veebiseminar teemal, kuidas säästa aega, raha ja keskkonda e-arvetega. Ja teile räägib sellel teemal Arvekeskuse müügijuht Neville Carlson ja seejärel tutvustab teile Arvekeskuse keskkonda Arvekeskuse konsultant Janne Piller. Ja annangi siis esimesena sõna ja pildi üle Neville'ile. Nii, tere, mina olen siis Neville, mina olen Arvekeskuse müügijuht, et endise võib öelda, et Omniva Arvekeskuse, et meil toimus siin tegelikult selline väike brändi uuendus ja et nüüd võite siis kutsuda meid lihtsalt Arvekeskuseks. Ja alustamegi, lähmegi tänase teema juurde ja toome kohe esimese slaidiga välja, et milline oli siis arvete saatmise ja vastuvõtmise eilne päev. Et müüjad on erinevad, saadavad erinevaid arveid, kes saadab paberarve, kes saadab PDF-arve ja kes kolmas saadab siis omakorda ka e-arve. Ja ostja puhul on siis need arved kõik erinevad ja erinevas kanalis. Kuid jõuame nüüd e-arve puhul, mis siis e-arve meile head toob. E-arve on siis dokument, mis on XML vormingus, kui vahepeal levib ka arvamus, et e-arve on ka PDF ja levib, saab saata e-maili teel, siis paraku see nii ei ole. Et ta on XML vormingus ja ta on tegelikult koodijada. E-arve liigub siis elektroonilises keskkonnas tarkvarasüsteemide vahel. Et majandustarkvarast majandustarkvarasse ja taustal käib ka e-arvete operaatori juures korra läbi. E-arvet ei ole vaja käsit sisestada, see tähendab seda, et raamatupidaja käsitöö väheneb. Ja e-arve tuleb juba valmisolekus teie raamatupidamissüsteemi. Süsteem suudab lugeda arveinfot ehk e-arve on masinloetav. Et ta ei ole paberil, ta ei ole PDF-is, vaid ta tuleb XML-ina. Nii. Kas teadsite, et ühe e-arve käitlemine on võrreldes PDF või paberarvega ligi 30 minutit kiirem? Ehk siis siin on halb väike skeem toodud, et kuidas see protsess PDF-arvete korral on. Kõigepealt saadetakse e-mailiga PDF-arve, seejärel avatakse e-mail, salvestatakse PDF-arvutisse. Ja on kindlasti juhuseid, kui arve ka välja veel prinditakse. Seejärel toimub registreerimine, sorteerimine ja seejärel arve sisestamine, mida siis peab raamatupidaja käsitsi tegema ja seejärel edasi saatnud ringlusele ja kinnitamisele. Kinnitusring ongi see kõige aeganõudvam protsess, ma kujutan ette, et kui mööda maja nüüd hakata taga otsima neid kõiki erinevaid kinnitajad, et kõik saaks arved kinnitatud ja maksmisele suunata, et see on üks aeganõudev ja tüütu osa sellest arvete kinnitamisest. Kuid kui see on tehtud, liigub see edasi lõplikule konteerimisele, kus vaadatakse üle veel omakorda, kas kõik kulukohad ja kontod on saanud korralikult peale. Ja seejärel arve arhiveeritakse, võetakse kaustik, pannakse kaustiku vahele ja viiakse arve siis arhiiviruumi riiulisse. Ja seejärel pärast, kui on vigu vaja parandada, saab seda teha vigade käsitluse. Kui nüüd tänapäeva protsess näeks välja selline. E-arve puhul arve tuleb juba automaatselt, sisestada vaja ei ole. Samuti ka registreerimise osa on kokku võetud ja seda tegema ei pea. Ringluse kinnitamine. Arve saab korraga kinnitamise saata kõikidele kinnitajatele ja kõik siis saavad järjest seda kinnitada, et ei ole mööda maja taga otsimist, et kelle käes või kelle sahtlisse arve nüüd kinnitamist omakorda ootab. Et kõik protsessid sellele aga viibivad. Kui arve saab kinnitatud, saab veel pärast seda vaadata üle arve uuesti, kas on kõik kontod, kulukohad kenasti sinna peale märgitud. Ja seejärel ongi arve juba tegelikult iseseisvalt täiesti juba ka arhiveeritud, ei ole vaja kaustikuid ega riiuleid ega arhiiviruume. Kindlasti e-arvete puhul teeb see raamatupidaja elu väga palju kergemaks, kuna arved ei kao ega hiline. Arved liiguvad süsteemide vahel, süsteemi. Kui keegi arve saadab, siis süsteemi ta jõuab mõne sekundi jooksul. Et PDF-arve puhul siis arve võib vahepeal kaduda kuhugi postkasti avarustesse ära, helija sealt selle üles ja kui paberarve tuleb, et siis võib see kaotada täitsa juhuslikult kellegi sahtlisse ja sinna ta võib ka unustada. Väheneb raamatupidaja käsitöö. Just nii. Tähendab siis seda, et raamatupidaja ei peaks hakkama enam käsitsi neid arveid nüüd ümber trükkima enda majandustarkvarasse, et seal siis edasi toiminguid tegema hakata. Vaid e-arve puhul see on kõik juba automaatselt olemas. Kiireneb arvete käsitlemise aeg. Just. Kuna arve tuleb juba automaatsemalt,
siis saab kõiki toiminguid ja vajalikke konteeringuid teha ka virtuaalsel teel siis arvekeskuses samamoodi, et ei ole vaja hakata käsitsi neid sisestama. Säästate aega kinnitusringi abil. Just see tähendab, et kui nüüd arve tuleb, saate kohe saata selle kinnitusringile, samamoodi ka õpetada reegleid nende külge ja saab arved kiiremini siis kinnitatud ja ei pea neid taga ajama. Vabanete paberarvetest ja säästate keskkonda. Jah, enam ei ole paberarvete arhiive ja seetõttu ei pea ka soetama pabereid ja säästame sellega omakorda siis keskkonda, et me neid puid maha ei võta. Oma hea ülevaade kuludest, sest kuna kõik arved jõuavad arvekeskusesse ühte vaatesse, nii paberarved kui PDF ja kui ka e-arved, siis sellisel juhul on olemas kõik ülevaade arvetest ühes kohas mugavalt kättesaadav. Samamoodi ka digiarhiiviga, et ei pea minema kuhugi teise ruumi, hakata lappama neid kaustikuid ja arveid seal paberivirnade vahel, et kus see arve olla võiks, vaid erinevate kriteeriumite järgi saab hõlpsalt arveid arvekeskusest otsida ja kiiremini siis üles leitud. Räägime natukene ostuarvete halduse poolest ka. Ostuarvete puhul, et on ettevõtteid kindlasti, kus on siis veel väga palju PDF-arveid ja mõningates veel ka paberarveid. Et paberarve ja PDF-arve puhul me siis digiteerime arved, suuname ilusti arvekeskusesse ja siis jõuame sinna ilusti ostuarvete loetelusse. E-arvete puhul liiguvad arved juba otse arvekeskusesse ettevõtte kontole. E-arved liiguvad siis registrikoodi alusel ja jõuavad samamoodi sinna loetelusse koos PDF ja paberarvetega. Kui arved on jõudnud kõik ilusti arvekeskuse keskkonda, nendega on tegeletud, konteeritud, siis seejärel saab arvet suunata edasi juba kinnitamisele. Ja kinnitamisel saab saada kõik arved korraga ja kõik on ühes kohas ja väga mugav ja kiire kinnitamine, ei pea hakkama arveid taga otsima ega ka kinnitajaid taga otsima. Kogu info on käe-jala ulatuses. Ja nüüd, kui on veel automaatne liidestus majandustarkvaraga, siis seejärel kohe pärast kinnitamist arve jõuab ilusti majandustarkvarasse automaatselt. Ja liidestuste puhul on meil liidestused enamus majandustarkvaradega juba ka olemas. Siin on siis ka väike tulpariga diagramm, kus on siis välja toodud, et ostuarveid e-arvete need käsitlenud ettevõtete hinnangud selle majanduslikule kasule. Ostuarvete käsitlemise kiirus suurenes 60%, see on juba päris arvestatav kasv ja tööaeg, mis kulus siis ostuarvete käitlemisele, vähenes 45%. See tähendab, et sai kogu tähelepanu pöörata tähtsamatele protsessidele ja ei pea siis nii palju süvenema ja aega viitma käitlemise peale. Nii. Ja kasu ostuarvete elektroonilise arhiveerimisega seotud rahalisust ja tööaja kokkuhoiust vähenes 33%. See tähendab seda, et rahaline ja tööaja hoiti kokku 33% selle pealt, kui e-arvet kasutusele võeti. Ja vähenes vigade arv arvete sisestamisel 46%, mis on põhimõtteliselt poole võrra parem. Kui me need ostuarvet halduses on üle vaadatud, räägime siia juurde natukene müügiarvete haldusest. Müügiarveid saab koostada otse kas siis majandustarkvaras või arvekeskuses ja on võimalik ka Excel ja XML formaadis nad siis meile üles laadida. Majandustarkvaras peamiselt saabki selle kohe valmis koostada, et ta liigub siis läbi liidese taustal meie juurde ja meie arvekeskusest ta liigub siis juba kliendile õigesse kanalisse. Vastavalt siis kas arvekeskusesse, teistele arveoperaatoritele, internetipanka, paberipostkasti või siis PDF-arve e-postkasti. Arvekeskuses saab samamoodi väga lihtsalt tegelikult arvet koostada ja seal saab samamoodi ära määrata kliendi kanali eelistused, et kuhu kanalisse neid arvet soovib. Exceli ja XML formaadis arvete puhul on niimoodi, et kui arve on tehtud Excelis, on variant meie keskkonduse arvekeskuses ilusti üles laadida ja juhul kui mõnel majandustarkvarale liides meiega puudub, aga XML formaati on võimalik koostada,
siis seejärel ta saab see XML-i arvutisse salvestada ja samamoodi ka pärast meie arvekeskusesse üles importida ja siis välja juba saata. Jah, nagu ma ütlesin, et siis arvet on võimalik saata arvekeskusesse, teistele operaatoritele, internetipanka, paberil postkasti ja veel ka hea vana tuttav viis PDF-arvena e-arve postkastis. Kindlasti e-arvete kasutuse võtmine tõustab ka ettevõtte finantsjuhtimist. Kuna arveldusprotsessid muutuvad automaatsemaks, siis selle tõttu kasvab ka efektiivsus. Kulude kokkuhoid, tööjõu, paberi ja printimis ning arkiveerimiskuludel. Siinkohal jah, et tööjõu puhul, et kui mõned ettevõtted, kus on arvete maht niivõrd suur, et vahepeal on vajadus äkki palgata juurde mõni inimene, kes tegeleski ainult arvete sisestamisega, et e-arvete kasutusvõtmisega siis need arved liiguksid juba automaatselt kiiremini. Ja see tähendab ka, et ei ole vaja paberit, ei ole vaja printimist nii palju, ehk siis saab tooneri pealt kokku hoida ja arkiveerimiskuludelt samamoodi, et ei ole vaja paberi peale seda kõike talletada ja kaustikuid ja riiuleid kuhugi ruumis koguma hakata. Kiirem arvetekeskus tagab kiirema rahavoo, ehk arved laekuvad kiiremini. Jah, muidugi. Kui arvete menetlusaeg on kiirem, kõik toimingud saavad kiiremini tehtud, arve saab kiiremini maksmisele suunatud, siis ka kiirem rahavoog sellest tuleneb. Ja kuna kõik toimub veebipõhiselt, siis on absoluutselt vaba valik, mis kellaajal või kus kohas te soovite arveid vaadata, siis ainuke oluline punkt on, et oleks olemas internetiühendus. Siis on kõik ilusti kenasti vaadeldav ühes kohas. Ja kindlasti ka mugav arveldusprotsess on osa kvaliteetsest teenusest ja tõstab kliendi rahulolu. Siin ka siis müügiarvete puhul selline väike tulpdiagramm. Kasvu paberkulu vähenemisest on lausa 79%, mis on väga-väga arvestatav protsent. Samamoodi on vähenenud ka järelkontrolli vajadus 42%, mis on peaaegu poole võrra, kuna järved on kindlamad ja turvalisemad ja vähem vigu esineb seal. Ja kuna kõik toimub automaatsemalt ja kiiremini, siis on ka võimalus makse tähtaegasid selle võrra lühendada ja selle tõttu saab ka kiiremini rahad liikuma panna ja raha laekumised paremini siis organiseerida. Nii, ja siin siis on üks link, kus on välja toodud meie kliendid ja nende referentsid, et milline on eluolu pärast seda ja kuhu poole see muutunud on, kui nad arvekeskuses kasutusele võtnud. Nii, ja viimane slaid siis, et ka kõigil koolituse osalejatel pakume e-arveldamist tasuta 1 kuu proovida. Selleks jah, all vasakul on siis välja toodud meie e-maili aadress sales@arvekeskus.ee ja tasuta proovimiseks siis kindlasti märkida juurde ka sõna veebikoolitus. Et siinkohal mina lõpetaksingi ja annaksin siis järje üle Jannele. Mina tänan. Tere ka minu poolt. Mina olen arvekeskuse konsultant Janne ja räägin ja näitan teile täna, et kui lihtne on arvekeskust kasutada. Logime siis kõigepealt arvekeskusesse sisse, et sisse saab meil logida nii ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID, kasutajatunnuse ja salasõnaga. Nii, nüüd me oleme siin arvete halduse vaates. Et teie nüüd saaksite ka arvete halduse vaate, siis me võiksime üle käia ka seadistused. Et lähme siia kõigepealt avalehe peale ja vaatame üle kasutaja seaded. Ehk siin on teie kontaktandmed, esindatavad. Siin saab luua siis kasutajatunnuse ja salasõna, kui keegi tahab endale luua kasutajatunnust ja salasõna. Et siis selle saab siin ilusti luua. Ja siis saab panna paika eelistused. Ehk siis te saate siin ära määratleda, et kui te sisse logite, et kuhu teid siis kohe suunatakse. Et kas pakke vormistama, kirjade saatmist või siis arvete haldust. Et kui te nüüd tegelete kogu aeg, et te käite siin haldate ainult arveid, et siis võiks see olla arvete haldus. Ja saate ka valida ettevõtte. Et kui teil on nüüd ettevõtteid rohkem kui üks, siis saate ka paika panna, milline ettevõte on see,
kuhu ta alati teid siia sisse logib. Aga ettevõtet annab ka alati valida siit logi välja nupu kõrval. Tekib teil siin rippmenüü ja saate ka siit nagu valida siis ettevõtteid. Salvestan ja lähen siia siit tavalehel ja siin on ka otse viited. Et siin vajutan halda arveid. Ja seda toob siia kenasti arvete halduse juurde. Vaatame veel ka üle, kus te saate autentimiskoodi, et kui te tahate nüüd liidestada oma tarkvara. Et autentimiskoodi te saate nüüd genereerida siin, kus on seaded ja andmevahetus ERP-ga. Ma teen vist natukene vaadet väiksemaks. Vaatame, et siis natuke nagu kaob ära. Nii. Andmevahetus ERP-ga. Ja siin, kuna minul on hetkel autentimiskood nüüd genereeritud, siis teil tegelikult kuvab ainult seda esimest osa, ehk siis ERP-i juurdepääs lubatud. Sinna te lisate linnukese ja vajutate salvesta nuppu. Siis genereerub ka teile autentimiskood ja see autentimiskood siis tuleks teil lisada oma raamatupidamistarkvarra. Et see loob siis selle silla, et siin arvekeskusesse saabuvad arved siis edasi liiguksid ka teie tarkvarra. Kui teil nüüd on vaja ka, kui te soovite e-arveid vastu võtta, et e-arvete vastuvõtuks tuleks ka siis seadistada või lubada, et soovite e-arveid vastu võtta. See asub siis arveseaded, üldinfo, arveseaded, joostuarveseaded. Ja kohe siin muud seadistuste all on esimene seadistus, ei soovi ostuarveid e-teeninduses vastu võtta. See on meil alati väikeväärtusena siin ära linnutatud. Saate siit selle linnukese ära võtta ja tulete siia seadete lõppu ja salvestate. Et siis ta kohe ütleb, et kinnitan, et soovin edaspidi e-arveid Omniva arvekeskuse kaudu vastu võtta. Ja edasi saadetakse juba siit see info ka äriregistrisse. Et äriregistrist samamoodi logite oma ettevõtte andmetega sisse ja saate kinnitada oma operaatori. Mina hetkel seda ei taha, kuna me oleme testettevõttes, siis ma e-arveid siin ei aktiveeri, aga äriregistrist siis see e-arvete vastuvõtmise info siis tuleb siia. Et siia siis tekib Omniva arvekeskus ja siia taha siis kinnita nupp. Et vajutate siis kinnita ja siis juba kuvatakse kõigile teie hankijatele, et te võtate vastu e-arveid. Et seda kuvatakse juba, kui nad teevad ka päringuid juba raamatupidamistarkvaras. Et siis juba tarkvaras nad näevad ära, et te võtate e-arveid vastu ja nad alati helistavad ja saadavad siis juba välja teile e-arve. Nii, see on siis selline esmane seadistus ja nüüd võiksimegi minna siia ostumenüüsse. Et ostu alla koonduvad teile siis kõik ostuarved. Et mis teile siia siis saabunud on. Kas nad on siis saabunud e-arvetena või on neid siin, kui te kasutate ka meie juures digiteerimisteenust, et ka digiteeritud arved, et kõik ostuarved tulevad siia ostumenüüsse. Vaatame siit ka veel detailsemat otsingut, et kuidas saaks siis leida arveid. Et kui teil on nüüd vaja näiteks otsida mingit teatud arvet, te saate seda siis teha kas arve saate järgi, arve numbri järgi, arve oleku järgi või siis arve kuupäeva, saabumise kuupäeva, et siin on neid valikuid päris palju. Samuti, kui te kasutate, kui te ka arveid kinnitate, siis saate ka võtta välja kõik need arved, näiteks kinnitaja järgi, et siis kõik ühe kinnitaja arved, et saab siis siit välja võtta. Samamoodi säilitame ka alati kustutatuid arveid. Et kõik kustutatud arved on meil samamoodi siis säilitatud. Et neid annab siis samamoodi siit kõike välja nagu võtta. Ja arveid säilitame alates siis 2010. Et kõik varasemad arved, et annab siis neid kõiki siit välja kenasti otsida. Nii. Samuti, jah, kui te teate ka veel lepingu või viitenumbrit või hankeakti numbrit, siis selle järgi ka, et see otsingu menüü on meil siin päris suur, et mille järgi siis annab neid arveid nagu otsida. Kui te nüüd tahate ka panna, meil on ka tegelikult siin dokumentide arhiiv ja kui te tahate ka oma ettevõttega seotud dokumente
siia arhiivi lisada, siis selleks on ka täitsa võimalus, et siin lihtsalt see asub siis üldinfo ja dokumentide arhiiv. Vajutate siia peale ja siin mul üks testdokument on, et seda siis saabki siin vaadata või siis kustutada. Ja kui teil tahate siia midagi juurde lisada, et te lihtsalt valite siia vajutate lisanupule, valite siia sobiva faili, lisate siia dokumendi numbri, võite ka panna kirjelduse, et oleks arusaadav, mis dokumendiga on näiteks tegu ja siin ta juba selle säilitamistähtaja juba automaatselt paneb, et ta arvutab juba siit välja. Et siin jah, et kui täna lisada, et siis seda dokumenti vähemalt säilitatakse 26. oktoobri 2028. aasta seisuga ja siis vajutategi salvesta nupule, et siis ta tuleb siia lihtsalt samamoodi loetellu. Nii, ma sain ka siia ühe küsimuse, et kas PDF-faili läheb manusena e-arvega kaasa. Läheb küll, et e-arve standard näeb ette, et selle XML-failiga saab kaasa panna ühe manuse ja selleks tavaliselt ongi PDF-fail ja see alati läheb arvega kaasa. Nii, et ta tõi nüüd siit dokumentide arhiivist ära, et siis ta tuleb siia samamoodi loetellu, siia dokumentide arhiivi nimekirja. Nii. Vaatame nüüd, kuidas sellises arhiveerimise kohta, et kui te otsite arvet, siis te siin detailse otsingu all saategi ka arvet kenasti otsida. Ja kui on muud dokumendid, et siis see on seal dokumentide arhiivis. Nii, järgmiseks punktiks meil on siis, et kuidas esitada kuluaruannet. Kuluaruannet on meil siis siin kuluaruannetel ja võtamegi siit, võime minna kas siia kuluaruannete vaatesse või siis valida siit kohe kas majanduskulu või uus lähetuskulu. Ma võtan siit praegu, et valin uus majanduskulu. Ta täidab mul siia juba ära, et paneb selle aruande kuupäeva, esitaja, et aruande selgituse võib siia panna ja kulude hüvitamine, et see on ka juba siin paika pandud. Et nüüd luua siit kuluaruannet, et on meil vaja alati teha kviitung, et selleks ma loon siia ühe kviitungi. Lisan siia ühe faili. Ma võtan näiteks siit ühe bussipileti. Nii, et siis ta toob mulle selle bussipileti siia. Ja nüüd hakkan siit neid välju täitma. Kuigi need väljad ei ole siin kohustuslikud, aga et see aruanne oleks selgem, siis võiks need siia nüüd täita. Teedan veel siia kiirelt. Viitagi numbriks panegi selle bussipileti numbri. Et vaadete faili, mis te siia lisate, et see on kenasti kopeeritav. Et te saate siit kõik selle antud faili pealt siia vajalikud väljad siis täita. Et hankija nime lahtrisse võite ka panna registrikoodi, et alati siis leiab üles. Et siis ongi Hansa bussiliinid ja juba ta täidab ka registrikoodi lahtri ära. Ja näiteks panegi, et bussipilet, et kuna tegu oli bussipiletiga. Nii, tehingu sisu. Panen samamoodi. Pilet ja vaatan siit selle hinnaga. Nii, 5 eurot. Ja salvestan. Et nüüd on mul selle salvestus ja lähen tagasi aruandele. Et siis ta mulle siia kuvabki kenasti selle aruande, näitab seda kviitungit, mis summas see on ja saangi salvestada ja saata näiteks kinnitamiseks. Et saadame ta siis kohe ka kinnitamisele. Ma saadangi ta endale. Ja saadan kinnitamiseks. Et siin ta siis näitab, et kuna see on siis saadetud. Nii, ja et ma saaksin nüüd seda kuluaruannet ka kinnitada,
Vaatan siit korraks. Nii, ma sain siia veel ühe küsimuse, et kui arvele on vaja lisada näiteks hakk, kas see on võimalik? Arvekeskuses olevatele arvetele on võimalik panna lisamanuseid kaasa. On need siis aktid või mis iganes, et seda on võimalik kaasa panna. Kui nüüd see arve läheb arvekeskuse kliendile, siis kõik need lisamanused lähevad teie kliendile kaasa. Kui nüüd see arve saadate näiteks teise operaatori juurde, kas on see Fitec, Telema või e-arveldaja, siis nemad ei võta neid teisi akte kaasa, et need tuleks siis saata neile meili teel. Et kuna nemad lähtuvad ainult e-arve standardist, siis neile saab kaasa, lähebki e-arvena kaasa ainult see esialgne PDF-fail. Et siis sinna aktid ei lähe, aga arvekeskuse klientidele lähevad need kenasti kaasa. Nii, aga vaatame nüüd seda kinnitusringi, et kinnitusringis on ka, et nad on ostuarvete all ja on ka kuluaruannete all. Et see läheb siia kenasti, saadan kinnitamisele ka. Siia panen veel. Et see nüüd läheb see ilusti, see tuleb siia kuluaruannete alla. Nii, ja siit ma siis tavan, et ongi, et kui ma saadan ostuarved kinnitusringile või kuluaruanded, et nad on erinevates plokkides. Et siin ta siis näitab seda kuluaruannet. Saan lisada kommentaari, saan klikkida siit ka selle majanduskulu lahti, et näitab ka faili, et saab selle kõik kenasti üle vaadata. Ja siis, kui kõik on õige, siis saab selle kinnitada. Ja kas sa võid kinnitada? Jah. Kuna ma panin ennast kinnitusringi 2 korda, siis ta mul kuvabki teda 2 korda siin. Lisan veel, kinnitan. Ta tahab nüüd konteerimist ka, et ma kiirelt konteerin. Näiteks siit. Konteerin selle kuluaruande ära. Näiteks salvestan. Ja siis ta ütleb, et kui oled viimane kinnitaja, palun kinnita aruanne raamatupidamisele saatmiseks ja vajutan jah. Ja see kuluaruanne on siis kinnitatud. Ja siit ta kadus ka siit kuluaruannete mul ära. Nii, see on siis kuluaruannete kohta. Et samamoodi see kuluaruanne siis tuleb ka, on ka siin kenasti kuluaruannete all, et nad kõik laekuvad siis siia. Et siin ta näitab ka, et ta on juba kinnitatud. Ja siit ta saab ka liikuda siis juba raamatupidamistarkvarra. Nii, vaatame nüüd arvete konteerimist ja arvete kinnitusringile saatmist. Võtame lahti ostuarved. Nii, ja võtaksin siit näiteks ühe, võtan selle samuse arve siit. Siin tegelikult arve peal, et hakkate nüüd arvet konteerima, et kas te nüüd võtate siit tegevused ja konteering või siis vajutate arvenumbri peale. Et saab ka ainult arvenumbri peale vajutades, tuleb ta samamoodi siia arvete vaatesse ja saate arve konteerida. Vaatan siin üks kanderida. Nii, nüüd on korras. Et siin on PDF-vaade. Kõigepealt vaatame võib-olla ülevalt siit arvesaatja andmed. Et siin on siis arvesaatjad, tema kontod, tema registrikood, hankijakood ja siin on arveinfo, et mis arvega meil tegu, teepealt arvega, arvenumber, arvekuupäev, maksetähtaeg. Et siia saab ka lisada veel lepingunumbrid, hankeaktinumbrid. Ja siin allpool siis ongi arveread. Ja siin me saame siis arveread nüüd konteerida.
et on nüüd kaks varianti, et kas me siis siinsamas konteerime arveread või siis teeme arveridadest veel ka kanderead. Et ma praegu näitaksin sellist varianti, et teeme siin, konteerime lihtsalt ära ja pärast näitan, kuidas me teeme siis pikema arve puhul loome ka kanderead. Et siis on arusaadav, et mis nende kahe arvete vahe on, et ühed on lihtsamalt konteerin ja teise natuke keerulisemalt. Ja hakkangi siit siis lihtsalt arvet konteerima. Et vajutan tegevused ja konteering. Lisan siit konto. Võtan näiteks siit kohe esimese. Siin konteerimisel on ka võimalik näiteks näitearve faili. Et saate ka tegelikult näha ka seda PDF-arvet. Et kui läheb, näiteks mõne pikema arve puhul on see, et võib-olla ei olnud meeles, et mis oli siin teenuskaubaks, et seda kontot määrata, et siis saate võtta siit klikkida ka lahti. Ja siis saate samamoodi jälle peitu panna. Nii, valin näiteks siia osakonna. Nii, ja salvestan. Nüüd ta näitab siia, et konto on loodud. Ja dimensioonide all ka näitab, et mis ma siia siis määrasin. Ja nüüd, et me saame salvestada sellest arvest või sellest konteeringust saame salvestada malli. Et salvestame ka siia malli kohe ära. Et malli tüübiks on hankija. Siin on hankija nimi. Siia saab, kui on nüüd lepingu number ja viitenumber, need tegelikult tulevad siia automaatselt, kuna sellel arvel ei olnud ei lepingu numbrit ega viitenumbrit, siis ta seda hetkel siia ka ei kuva. Kui nüüd viitenumber on selline või ka lepingu number, mis muutub, siis ärge neid siia pange, et siis lihtsalt kustutage ära. Sest kui see viitenumber ei ole samasugune 6-6, siis see mall ei leia seda ta võtab selle viitenumbri aluseks ja siis ta ei leia lihtsalt seda malli. Et te olete küll malli loonud, aga ta ei leia seda. Et siis pigem võtke see viitenumber siit maha, et ta saaks siis seda malli ka teile rakendada. Ja ma teen ja konteerimisviisiks saabki valida, kas arvepõhine või arvereapõhine. Mina teen ta praegu arvepõhiseks, ehk siis kõik need 3 rida saavad ühe ja sama konteeringu. Et sellepärast ma konteerisin siia ka ainult ühe rea. Ja siin ta näitabki, et konto, panen ka automaatse konteerimise ja salvestan. Ja nüüd ta toob mind siia arve peale uuesti tagasi. Ja kui ma nüüd vajutan siin rakenda malli nuppu, siis ta teeb mul kõigil ridadel, ta teeb ühe sama kontonumbri paneb ja ta paneb ka sama konteeringu siia. Et nii nagu mul ka siin dimensioonid olid määratud, et kõigil tuleb samasugune konteering. Nii, ja nüüd saan, kuna arve on kenasti konteeritud, saan kas arve salvestada ja saata näiteks kinnitusringile. Et salvestan ja kinnitamiseks. Panen jälle endale kinnitamiseks ja näiteks saadan kinnitamisele. Kui ma olen esialgse kinnitusringi siia nüüd loonud, siis ma saan ka kinnitusringist salvestada kinnitusmalli. Ehk siis ma võin ka siia salvestada endale malli. Ehk siis kui selle hankija arvel on alati ka üks ja sama kinnitusring, siis võib ka selle kinnitusringi siia kenasti salvestada. Et siis järgmisel korral, et kuna me märkisime ka arve peale, et see on automaatselt konteeritakse, siis ta paneb automaatselt juba konteeringu külge ja ta saadab ka tegelikult selle arve kenasti juba kinnitusringile. Ehk siis see kinnitaja saab juba vaadata, et kas see konteering on seal sobiv. Kui mitte, siis kinnitusringist saab ka konteeringut muuta. Ja siin on samamoodi. Ma panen automaatne kinnitusmall ja salvestan. Et siis ta on kenasti mul siia salvestatud ka. Ja me hoiame kinnitusringis, ma näitan, me teeme veel ühe arve ära, et siis ma näitan, siis juba kinnitame koos seal. Et lähme siia tagasi ja lähme ka tagasi siia
arvete loetellu. Ja võtangi nüüd natuke pikema arve, et konteerime ka veel ühe teise arve. Nii, see on nüüd üks elektriarve. See on kenasti e-arvena tulnud. Et siin on näha, et siin on malli tuvastajad ka kaasas. Ja see on 23 reaga. Et siin ma kõigepealt summeeriksin siit need read, ehk siis ta võtab siit selle malli tuvastaja järgi, ta võtab need arveread kokku. Et vajutan siia summeeri read ja valin siit arveridade summeerimine malli tuvastajate ja käibemaksu lõikes. Et saab ka valida, et ta summeerib ainult käibemaksu lõikes, arveridade summeerimine ainult arverea grupi tunnuse ja käibemaksu lõikes või siis arveridade summeerimine ainult viide kliendile ja käibemaksu lõikes. Aga e-arvete puhul ma soovitan alati summeerida siis arveridade summeerimine malli tuvastajate ja käibemaksu lõikes. Et kui on erinevad käibemaksud, siis ta kenasti paneb need ka erinevale reale. Ja summeerin. Ja nüüd tekkisid siia kenasti kanderead. Ja kanderidu tuli siis kokku 6. Et on tunduvalt lihtsam arvet konteerida, et kas on 23 rida või on 6. Ja siin ma saangi hakata siis lihtsalt samamoodi, võtan tegevused ja konteering ja konteerin need arveread siia siis kenasti ära. Ja saangi minna siit kohe, et ei pane siia salveste, vaid panen salveste ja järgmine. Et siis ta juba võtab mul kohe järgmise rea, et teeb nagu selline suhteliselt, siit samamoodi järjest lähen nende kontodega, et saab tunduvalt kiiremini ära konteerida. Et ei lähe iga kord arve peale tagasi, vaid vajutatagi salveste ja järgmine. Eriti pikkade arvete puhul on see hea, et kui peaks iga kord edasi-tagasi käima, et see võtaks nagu väga palju aega. Nüüd mu said kõik 6 rida said kenasti konteeritud, et kõigil on erinev konteering ja saame minna ja salvestada malli. Et samamoodi siis tegevused ja salvesta mall. Nii, siin on nüüd ka lepingunumber ja ka viitenumber. Kuna need on 6 samad, siis nad võivad siia kenasti jääda. Ja nüüd ma konteerin selle arverea põhiselt. Kui ma valin arverea põhiselt, siis mul juba tuleb kohe ka lahti lisavalikud, et mille järgi ma siis arvet konteerida tahan. Et antud hetkel ma praegu konteeriksin selle arverea teenuskaupnimetuse järgi. Et ta võib siia niimoodi jääda. Kui nüüd siin taga on periood, tegelikult ka selle tegelikult ta võib siia jääda, et kui siin on taga periood, siis periood tuleks kindlasti maha võtta, sest perioodi puhul, kuna periood ei kordu, siis on väga keeruline võtta, ta ei leia jälle seda malli üles, et periood peab alati siis ka muutuma. Et pigem tulekski võtta siis periood tagant ära ja siis saab seda kenasti rakendada.
siin saab ka tegelikult malli tuvastaja järgi, et kuna ka siin on malli tuvastaja kenasti olemas, siis võib ka panna siia ka malli tuvastaja järgi. Nii, siin võib samamoodi teha automaatseks konteerimiseks ja võib ka tegelikult lisada automaatne arveridade summeerimine malli tuvastaja käibemaksu lõikes, sest me tegelikult juba alguses arve peal selle summeerimise tegime. Aga siin me saame ta malli kirjutada sisse, et ta on ilusti, seda teeb juba selle automaatselt ära. Et me ei pea seda enam käsitsi edaspidi tegema. Nii salvestan. Muu tuvastaja määramata. Et siit selle. Nüüd ma panengi ainult malli tuvastaja järgi. Teen hoopis niimoodi. Nii, ja siia läks kenasti see, kui on mall salvestatud, siis ta näitab seda alati rohelisena. Siia samamoodi. Siin ta juba jätab need valikud paika. Et siis teengi lihtsalt vajutan ta siit niimoodi järjest ja siis ta ütleb mulle, selline mall juba eksisteerib, kas soovite malli muuta. Siin tuleb vajutada alati jah, sellepärast, et ta kirjutab selle reaga malli juurde. Nii vajutan jah. Võtame järgmise. Ütlesin nüüd parasti mitte lisaandmete alla, vaid ikka võtame malli. Et salvestame malli. Nii. Ja nüüd on see arve kenasti konteeritud. Saame ka nüüd vaadata, et kas meil ka mall rakendub. Ma saan siit lihtsalt eemaldada kanderead. Ja rakendan malli. Ja ta tegi mulle siia need 6 kanderida. Klikkan korraks siit ka lahti, et ta mul näitaks ka seda konteeringut, et konteering kenasti. Kõigil tuli nüüd nii nagu ma määrasin ja arve on ka ilusti konteeritud. Ja saangi jälle saata arve kinnitamiseks. Et vajutan salvestaja kinnitamiseks. Lisan jälle ennast kinnitusringi. Saadan kinnitamisele. Võin siia samamoodi ka malli teha. Nii ja salvestan. Ma näitan veel enne, kui me lähme nüüd kinnitusringi, et näitan ka, kus me talletame need mallid, mis me siis oleme loonud. Et konteerimismallid, et kui me võtame lahti üldmallid ja konteerimismallid, et siin on siis kõik need konteerimismallid, mis me oleme teinud. Neid saab siit muuta. Kui on mingit vajadust, siis saab tegelikult ka neid malle siin muuta. Ja on ka kinnitusmallid. Et ka kinnitusmallid on kenasti siin mallid seal olemas, et me näeme neid malle, mis me oleme juba loonud. Nüüd vaatame siis neid arveid, mis me siia endale kinnitamiseks saatsime. Mul olid nad nüüd varasema kuupäevaga. Kohe siit üles. Nii, ja need 2 esimest olid siis need arved, mis ma endale siia siis kinnitamisele saatsin.
et siin samamoodi näebki siin seda arvevaadet, et see nüüd on, siin on ka eelmised kinnitusringid ja arveid kinnitajad on näha ja saangi vaadata, saan kinnitada või siis tagasi lükata või siis suunata kellelegi teisele, et kui see arve ei kuulu minu kinnitamiseks, mulle, et mina peaks seda arvet kinnitama, siis selle saab ka edasi suunata. Et siis selline vaade. See nüüd on meil, kuna meil on kahtesugust kinnitusmallide vaadet, siis see on nüüd vana kinnitusmallide vaade, ehk ta on suhteliselt sarnane nagu on ostuarvete menüü. Et ma võin siit selle arve nüüd ära kinnitada ja ma võin ka korraks muuta. Olen viimane kinnitaja ja soovin kinnitada, et ma võin muuta ka igaks juhuks tegelikult lisan sellele ka uue kinnitusringi, et vaatame ka korraks selle üle. Et muidu, kui te teete endale siia konto ja võib-olla on see kinnitusringi vaade teil natuke teistsugune, et siis te ehmatate ära, et oleksite nagu vales kohas. Ma aktiveerin siia kiirelt ka uue kinnitusringi ja vaatame uut kinnitusringi. Vaatan, kas ta mul tegi siia kohe. Korraks login välja, et ta siia aktiveeriks ka selle. Et siis on mõlemad vaated juba läbi vaadatud, et ei ole siin midagi. Nii. Ja uus kinnitusringi vaade on hoopis siis selline. Et see on nagu maitse asi, et kellele mis nagu meeldib. Et võib ka olla, et kui te tahate, et ta oleks samasugune nagu ostuarvete vaade, et siis võiksite kasutada vana vaadet, aga kui teil ei ole vahet, et siis võib ka olla selline uus. Nii, võtame siis selle teise arve ka, et kinnitame ka siis selle ära. Nii, siin ta siis näitab seda kinnitusringi infot, et arve on kinnitamisel. Näitab ka algatajat ja näitab, kelle juures see siis kinnitamisel on. Et ta näitab ka siin seda järjest kinnitamist, et kui kinnitusringis on 7 või 8 inimest, et siis ta siin kuvab, et mitmedel kinnitamisel see arve siis on. Et siin saab siis kohe üleval kinnitada seda arvet, aga vaatame ka arve info igaks juhuks siit üle. Et saame ka lehe allosas seda arvet siis kinnitada. Et kogu info on siis siin kenasti olemas. Siin on need arveread 6 tükki. 5, mis me siia tegime. Ja siin on arve PDF. Saan katkestada kinnitusringi, saan suunata siis edasi või siis kinnitan. Otsus võib panna, ei pea panema, et ta lubab ka niisama kinnitada. Ja jälle küsib, et kas soovin ikka kinnitada, soovin. Ütleb, et arve kinnitamine õnnestus, veel kinnitamise ootel arveid 1, et mul siin oli veel varasemast ka üks arve kinnitusringis. Võime tegelikult sellega siis ära kinnitada. Seegagi nüüd oli. Rohkem arveid kinnitusringis ei ole. Nii. See siis oli nüüd arvete konteerimine ja kinnitusringile saatmine. Nüüd ma näitaksin teile, et kus te saate nüüd määrata esindusõigusi. Et need siin käivad siis üldinfo, seaded ja ettevõtte seadete all. Et teile siis kuvatakse ettevõtte andmeid, juriidiline ja kontaktaadress. Siin saate seadistada ka keele ja siin on siis esindusõiguste plokk. Et esindusõigused loetelu on teil ka siis alati siin olemas ja kui teil nüüd on vaja näiteks lõpetada kellegi esindusõigus, et siis te saate siia panna nüüd tegevused ja muuda. Ja saate panna näiteks tänase kuupäeva
ja siis ta tänase, nii kui ööpäev vahetub, et siis tal homsest enam esindusõigust ei ole. Et kui te teate, et mõni töötaja teil lahkub, et siis te saategi lihtsalt lõpetada siit esindusõigused. Või kui teil on nüüd vaja määrata asendaja, et saate ka siin esindusõiguste plokis, saate ka asendajad määrata. Nii, ja siin te siis võtan lisa ja asendaja. Siit kuvab ka tegelikult teile ripploetelu teie ettevõttes olevatest töötajatest, et siin te siis saategi määrata asendaja, et panen näiteks alates, tean, et lähen puhkusele alates homsest ja siis panengi juba näiteks 10. Ja kui teie ettevõttel on ka veel allasutused, et siis saab määrata ka kõigisse allasutustesse. Siin ettevõttel allasutusi ei ole ja saan salvestada. Et nüüd, kui Anastasia homsest puhkusele läheb, et siis mina juba asendan teda. Et kõik kinnitusring, kõik arved, mis on vaja kinnitada ja muud toimingud, et siis need juba automaatselt siis tulevad minu kontole, mitte ei lähe Anastasiale. Nii, ja kui näiteks inimene tuleb varem puhkuselt ära, siis te saate lihtsalt selle kustutada, selle asenduse. Ja siis enam ei asenda. Ja asendusega ongi ka see, et kui te nüüd koostate näiteks kinnitusringi ja panete selle inimese, kes näiteks viibib hetkel puhkusel, siis ta tegelikult juba kinnitusringis, ta lubab teil valida kenasti seda inimest, aga ta näitab juba ka all ära, et sellele inimesele on määratud asendaja ja näitab ka selle asendaja nime. Nii, see on siis asenduse ja esindusõiguste lõpetamise kohta. Nii, aga vaatame ka siis lisaesindusõigus. Et vajutate siia nupule lisaesindusõigus. Vajalik on kindlasti isikukood. Riigiks on tavaliselt nagunii Eesti. Esindusõiguse alguse lisata. Tagantjärgi anda ei saa esindusõigust, et saab anda tulevikus. Aga kas täna või siis tulevikus, aga tagasiulatuvalt esindusõigust anda ei saa. Ja lisate ka esindusõiguse lõpu. See lõpp võiks olla selline pikema ajalisem periood, et nii 5-10 aastat, et seda ootamatult ei lõpe ära. E-maili võiksite panna, et kui teil on e-maili väli nüüd siin kenasti täidetud, siis ja arve saadetakse kinnitamisele, siis arve kinnitusteade tuleb ka teile meili peale. Ja siis on juba meilist tegelikult saate te juba kas siis otse, seal on ka kohe kinnitanupp, et kui te teate, millega see arve on seatud, et saate kohe ära kinnitada või siis saate ka tulla, et ta suunab teid kohe siia arvekeskusesse ja tulete siia toobki kohe siia kinnitusringi ja saate seal selle arve üle vaadata. Kui on vaja mingit konteeringut muuta, saate konteeringut muuta ja saate arve kinnitada. Meil on ka nüüd uus valik, et arvete kinnitamise e-mail kord päevas. Ehk siis, kui te siia panete linnukesed, kõik need päeva jooksul tulnud arved, mis teile kinnitamisele on saadetud, siis kord päevas tuleb meil, kus on kõik need arved siis teile meilis välja toodud, et teil ootavad nad kinnitamist. Et saate siis järjest need kinnitama asuda. Ja valite ka rolli. Et administraatori roll on meil kõige kõrgem roll. Saate ka anda rolli audiitorile, et kui teil tuleb ettevõttesse audiitor ja soovib teie ostu- ja müügiarveid kontrollida, et see audiitori roll on meil täitsa olemas. Audiitori rollis isik näeb ainult ostu- ja müügiarveid. Muid asju te siin arvekeskuses ei näe. Et on ka kinnitaja, et kui on vaja ainult arveid kinnitada, et siis võib oma mõnele töötajale, kes ainult arvete kinnitamisega tegeleb, kanda ainult kinnitaja rolli. Et kõik ei pea olema administraatori rollis, mis on kõige kõrgem roll, et administraatori rollis saab muuta kõik ettevõttega seotud seadistusi ja samamoodi mallide
et kõik seadistused on administraatori rollis inimesele aktiivsed, et ta saab neid kõiki seal teha. Et kui te olete siin vajalikud väljad täitnud ja siis te vajutategi salvesta. Et kui nüüd meie näiteks inimest baasist ei leita, et siis tuleb järgmine aken ja küsitakse teise perekonna nime. Et siis täidate ka ise perekonna nime ja siis salvestate uuesti, et siis on juba esindusõigus ka loodud. Nii, ja see oli siis esindusõiguste määramise kohta. Ma vaatan, et meil saidki tegelikult teemad otsa, et nüüd ma ootan aktiivselt teie küsimusi, et kui midagi jäi veel arusaamatuks, et saame vaadata veel üle, et meil ju tegelikult veel aega on, et pange oma küsimused teele ja siis vaatame veel mõned asjad üle, kui midagi arusaamatuks jäi. Aitäh teile! Ma tegelikult vaatan, et mul on üks küsimus jäänud veel kahe silma vahele, et ma näen, et üks küsimus on siia veel vahepeal saabunud, et kas arvekeskuses saab saata e-arveid Soome klientidele. Hetkel veel ei saa, aga meil on kohe-kohe valmimas Peppol ja siis on juba võimalik saata ka arveid väljaspool Eestit. Aga antud hetkel jah, seda veel teha võimalik ei ole. Me saame ainult pagero kaudu vastu võtta e-arveid. Ja kui teil tuleb ka mõni küsimus hiljem veel, et te võite ka küsida, saata ka mulle kirja abi@arvekeskus.ee meilile, et siis saan ka sealt teile vastata, et kui nüüd peale seminari tuleb veel mingi küsimus, millele te kindlasti vastust ootate, et võite ka sinna kirjutada. Kust sisestatakse kontoplaani? Nii, seda me nüüd saame siit, te saate kohe näitan, võtame lahti siit üldinfo. Siin on registrid, et siin on nii teenuste kaupade register, hankijate ja klientide register, dimensioon, kontoplaan ja käibemaksukoodid. Et kontoplaani siis saategi lisada siin kontoplaani all. Et te saate nüüd kontoplaani kas siia nüüd importida sisse või siis saadate selle juba oma tarkvarast. Et kontoplaani saate siia kenasti siis sisestada, et see oli siis registrite all. Üldinfo ja registrid ja kontoplaan. Nii, millal valmib võimalus saata e-arveid Eestist välja? See peaks nüüd, ma ei oska teile täpselt kuupäeva öelda, et ta peaks nüüd olema lähiajal. Et ma ei julge nüüd öelda, kas ta on selle kuu sees enam arvatavasti mitte, aga see on meil prioriteet number 1 ja ta peaks meil kohe varsti valmis saama, et ta on lõpptestimisjärgus. Ja kindlasti me anname ka teada kõigile, et tuleb ka selline teavitus, et meil on nüüd võimalik saata ka e-arveid väljapoole Eestit.